Ma ehitasin varem selle õhujõul töötava jalgratta lõbusa projektina, et testida, kas õhujõul töötavad sõidukid on üldse teostatavad. See töötab nii, et suruõhk muudetakse pöörlevaks liikumiseks pneumaatilise silindri ja selle masina väntmehhanismi abil. See omakorda ajab keti kaudu tagaratast ringi, et mind edasi viia. Ja see töötas üsna hästi, kuid oli mõned probleemid. Alustuseks kasutab peamine väntvõli telg 8 mm läbimõõduga õlaga polti ning konstruktsioon nõudis, et M6 keermestatud osa oleks koormuse all, mis ei pidanud vastu isegi poolele silindri nimirõhust. Olen sellest ajast alates vahetanud selle 10 mm õlaga poldi vastu ja nüüd ei ole keermestatud osa enam koormuse all. See tähendab, et kõige õhema osa läbimõõt on sisuliselt kahekordistunud ja peaks nüüd taluma silindri täitjõudu 100 PSI rõhu juures. Samuti tuleb maksimaalse tõhususe saavutamiseks klapi ajastus optimeerida, nii et silindri sees olev rõhk oleks võrdne atmosfääri rõhuga, kui väljalaskeklapp avatakse. Sest igasugune liigne rõhk, mis väljalaskest välja pääseb, on raisatud energia, mida võiks kasutada ratta kaugemale liigutamiseks. Selleks peame kas muutma klapi ajastust sõltuvalt sisendrõhust või reguleerima sisendrõhku ja hoidma klapi ajastuse fikseerituna. Pärast mõningast kaalumist otsustasin valida teise variandi, kuna sisendrõhku tundus raske mõõta, kui ratas töötab. Ma tegin väntvõlile selle nuki ja lüliti süsteemi, et elektroonika teaks, millal klapid avada, ja see on optimeeritud töötama umbes 35–40 PSI juures. Nii et vaatame, kui kaugele see asi tegelikult läheb. Nii et mul on õhupaak 100 PSI peal ja see on reguleeritud 40 PSI peale silindri jaoks. See peaks andma mulle väljalaskesurve umbes 15 PSI, mis on võimalikult lähedal atmosfääri rõhule. Nii et ma loodan, et see saab olema hea sõidulatuse test. Jäta kommentaar allolevasse kommentaariumisse, kui kaugele sa arvad, et see rattas jõuab. Ma ei usu, et see väga kaugele jõuab, aga sellepärast ma siin olen, et seda testida. Olgu, hakkame pihta. Ei mingit väntamist. Hea algus. Nii et samal ajal, kui ma testin ratta sõidulatust ja sina arvad, kui kaugele sõita, vaatame üle mõned umbkaudsed numbrid. Ratta taga osas olev paak mahutab 24 liitrit ja on täidetud 100 PSI manomeetri rõhuni. Manomeetri rõhk tähendab, et mõõdetud rõhk kasutab võrdluspunktina atmosfääri rõhku. Seega 100 PSI manomeetri rõhu juures on paagis umbes 6,8 atmosfääri õhku, mida saab paagist välja lasta. See tähendab, et paak salvestab atmosfääri rõhul 6,8 korda oma mahujagu õhku, ehk 163,2 liitrit atmosfääri rõhul olevat õhku. Iga kord, kui kolb teeb täistsükli, täitub umbes 0,4 liitrit õhuga. Nüüd on siin oluline just väljalaskerõhk. Kui väljalasketorust väljuv õhk on 1 atmosfääri rõhul. Iga tsükkel kasutab kogu mahust 0,4 liitrit. 163,2 liitrit. Kokku annab see 408 tsüklit. Aga kui väljalaskerõhk on 2 atmosfääri, kasutab iga tsükkel 2 korda rohkem õhku, mis vähendab tegevusulatust poole võrra. Viimane asi, mida arvestada, on minimaalne rõhk, millega rattas saab töötada, sest see vajab ikkagi mingit jõudu, et mind edasi lükata. Ma ei ole veel uut hammasrataste suhet kasutades tasasel maal minimaalset rõhku testinud, aga paneme miinimumiks näiteks 1,5 atmosfääri. Kui see hinnangulisest mahust lahutada, saame tulemuseks 127,2 liitrit atmosfääri õhku, mida saab väljalaskest välja lasta. Kui see jagada 0,4-ga, saame umbkaudseks tsüklite arvuks 318. Nüüd liigutab iga kolvi tsükkel ratas kokku 2,15 meetrit. Seega saab väga umbkaudse läbisõidu hinnangu arvutada kui 684 meetrit. Ja. See tähendab kindlasti, et kogu paak on tühi. Umbes 18 PSI-d. Et mõõta ulatust, vaatasin salvestist taivasi, lugesin kokku, mitu tsüklit kolb tegi ja korrutasin selle 1 tsükli jooksul läbitud vahemaaga.
See annab kogupikkuseks 640,7 meetrit, mis on üsna palju lühem kui hinnanguline 684 meetrit. Mitte ainult seda, vaid ma ei andnud kogu testi vältel jõudu peale, sest lasin mõnda aega vabalt veereda, enne kui ümber pöörasin. Mis tähendas, et silinder tegi tegelikult kokku vaid 263 veotsüklit ehk 565,5 meetrit. See viitab kas sellele, et väljalaskerõhk oli veidi kõrgem kui atmosfäärirõhk või sellele, et silindri paisumismaht on veidi suurem, kui ma hinnata oskasin, sest mul puudub võimalus täpselt mõõta. Igal juhul sõitis jalgratas tõenäoliselt kõndimiskiirusel 640 meetrit. Vaatame, kas see läheb ka kiiremini. Nii, paagis on 100 PSI-d, aga mul on regulaator täielikult avatud, nii et silindrisse läheb otse 100 PSI-d. Ma ei ole kindel, kui kiiresti see läheb, aga loodetavasti annab see tagarattale palju pöördemomenti. Põhjus, miks ma ütlen, et ma ei tea, kui kiiresti see läheb, on see, et silindrisse ja sealt välja liikuva õhu vooluhulgal on ülempiir. Silindri sisse ja välja laskevad on tegelikult üsna väikesed. Aga kui ma suudan tagarattale palju pöördemomenti anda, siis peaks see suutma mind päris hästi kiirendada. Õige, esimene test 100 PSI juures. Hoiame pöialt, et see katki ei läheks. Jah, nii ongi. Sellel on palju jõudu. Aga sa kuuled tõesti seda väljalaskesurvet. Jah, väljalaskesurve on nii kõrge, kui sa seda selle rõhuga käitad. Huvitav, kui palju rõhk juba selle ühe katsega langes? Rõhk on juba langenud 80 PSI-ni. Teeme seda uuesti. Nüüd on rõhk 80 PSI. Kaotasin ühe korraga nii palju rõhku. See kaotas mu jälle ära. Pärast selle testi nägemist kõrgema rõhu juures tahate ilmselt, et ma testiksin sukeldumissilindrit, et see suudaks sellist jõudlust kauem säilitada. Aga teeme mõned ennustused. 100 PSI varustusrõhu juures kasutab iga tsükkel umbes 1 liitri õhku atmosfääri rõhul. Otsisin internetist ja suurim sukeldumissilinder, mille leidsin, oli 20 liitrit ning seda saab täita kuni 230 barri ehk 220 korda atmosfääri rõhku. See annab kokku 4540 liitrit atmosfääri rõhu õhku. Kui jagada see ühe tsükli jooksul vajaliku õhukogusega ja korrutada ühe tsükli jooksul läbitud vahemaaga, saame tulemuseks umbes 9,5 kilomeetrit ehk 5,6 miili. See kõlab küll päris hästi, eks ole, aga see pole kogu tõde, sest 20-liitrine baluun, mille töörõhk on 230 baari, ei ole sugugi kerge. Tühja ballooni kaal on 23 kilogrammi. Lisaks sellele kaalub seesama rõhu all olev õhk ise umbes 5,5 kilogrammi, mis teeb kogukaaluks 28,5 kilogrammi. Nii et jah, ma ei kiirusta seda niipea ostma. Jah, kõrge rõhuga on palju lõbusam, aga nagu iga sõidukiga, mida rohkem jõudu sa kasutad, seda väiksem on sõidu ulatus. Enne kui ma selle video lõpetan, tahan ma kiiresti võrrelda seda õhujõul töötavat ratast ja oma ise tehtud elektriratast. Selle õhujõul töötava ratta taga olev õhupaak kaalub umbes 10,6 kilogrammi ja annab mulle 640 meetrit sõiduulatust. Nüüd, akupakk, mis on väike must kassi minu elektrirattal, kaalub veidi üle 3 kilogrammi ja annab mulle sõiduulatuse, kui sõidan umbes 10 miili tunnis. See annab mulle 38 miili ulatuse, mis on peaaegu 100 korda rohkem kui selle õhujõul töötava ratta ulatus, olles vaid kolmandik selle kaalust. Kui mul oleks akupakk, mis kaaluks sama palju kui selle õhujõul töötava ratta õhupaak, siis teoreetiliselt saaksin sõita 120 miili kiirusega 10 miili tunnis.
Nii et see õhupaak ei hakka minu elektriakut niipea asendama. Kui võrrelda akupaki suurima sukeldumispaagiga, mille ma leidsin, siis sukeldumispaak kaalub peaaegu 10 korda rohkem kui aku ja annab mulle ainult umbes 7% selle aku sõiduulatusest. Ma ei usu, et õhujõul töötavad sõidukid hakkavad niipea kõiki meie teisi sõidukeid välja vahetama. Tänan teid väga selle video vaatamise eest. Loodan, et see andis teile aimu, kuidas õhujõul töötavad sõidukid peavad tõenäoliselt füüsikaseadustest kaugemale arenema, et olla tõeliselt kasulikud. Aga ma loodan, et see oli teile meelelahutuslik. Kui teile video meeldis, siis pange palun pöial püsti. Kui olete minu kanalil uus ja soovite näha rohkem selliseid projekte ja katseid, siis klõpsake all nuppu telli. Suur tänu kõigile minu toetajatele, kes toetavad minu tööd ja teevad sellised projektid võimalikuks ning kohtume järgmises videos. Ma ei ole veel rääkinud elektriratta jõudusest, nii et nüüd tean, millisega ma edaspidi sõitma hakkan.